Kuigi sõda Iraani ja selle terroristlike abijõududega on Lähis-Ida peamine uudis, hiljem sel aastal toimuvad juudi riigis valimised, kus kohtureformi küsimus tuleb arutlusele. 7. oktoobri tagajärjed ja praegused lahingud on kõige olulisemad tegurid, mis määravad tulemuse. See tähendab, et iisraellased peavad vastama ühele võtmeküsimusele. Kas nende ülemkohus on juudi riigi kodanikuõiguste ja demokraatia oluline kaitsja? Või on see hoopis mässuline ja seadusetu institutsioon, mis on haaranud võimu hoolimata õigusriigi põhimõtetest ning mille eesmärk on takistada demokraatiat ja valijate tahet? Täna saates Think Twice süveneme sellesse teemasse koos teadlase Jonathan Greeniga, kes on olulise uue raamatu Rogue Justice, kohtuliku ülemvõimu tõus Iisraelis autor. Tere tulemast saatesse Think Twice. Aastat 2023 jäädakse juudi ajaloos eelvige meenutama Palestiina araablaste poolt 7. oktoobril toime pandud julmuste tõttu. Aga 9 kuud enne seda sünget päeva oli Iisraeli ühiskond peaaegu lõhestunud kohtureformi üle peetud vaidluste tõttu. Peaminister Benjamin Netanyahu juhitud valitsuse ettepanekuid Iisraeli kohtuvõimu piiramiseks ei võetud vastu niivõrd vastuseisuga, vaid pigem hüsteeriaga, kui suur hulk inimesi läks tänavatele, et seda püüdlust nurjata. See võitlus asetas riigi liberaalse eliidi ning äri, haridus, ajakirjandus ja õigusringkondade esindajad vastamisi valitsuse ning selle rahvuslike ja usuliste toetajatega. Netanyahu kriitikud ütlesid, et kaalul on mitte vähem kui Iisraeli demokraatia saatus. Kuna kohtureformi vastased väitsid, et ainult ülemkohtu piiramatu võim takistas neil Iisraeli ühiskonna rühmadel, keda nad ei sallinud, ilmalikest ja liberaalsetest juutidest üle sõitmast ning autoritaarse usuriigi loomast. Need argumendid pandi kõrvale pärast 7. oktoobrit, kui vähemalt suuremas osas ühines riik võitluseks Hamasi, Hezbollah ja Iraani vastu. Kuid kuna uued valimised toimuvad sel sügisel, peavad iisraelased taas tegelema mitte ainult küsimustega kohtuvõimu üle, vaid ka sellega, mida need argumendid räägivad meile lõhedest Iisraeli ühiskonnas ja poliitikas. Ja meil on täna hea meel, et meiega on üks nende teemade kõige läbinägelikumaid vaatlejaid. Jonathan Green on Iisraeli Ameerika advokaat ja Georgetowni ülikooli põhiseaduse keskuse teadur. Oli Jeruusalemmas asuva Iisraeli õiguse ja vabaduse foorumi kaasasutaja ja direktor ning on nüüd selle grupi vanemnõunik. Ja ta on uue raamatu Rogue Justice, kohtuvõimu ülemvõimu tõus Iisraelis autor. Jonathan Green, tere tulemast saatesse Think Twice. Suur tänu, Jonathan. Aitäh, et leidsid aega meiega täna liituda. Enne kui sukeldume põhjalikumalt kohtureformiga seotud juriidilistesse vaidlustesse, tahaksin alustada küsimusega, kas selle teema üle käiv suur arutelu ei puuduta tegelikult niivõrd õigust, kuivõrd poliitikat ja ühiskonda. Kas see vaidlus käib tegelikult kultuuri üle? Ja kas ilmalikud liberaalid kardavad, et nad kaotavad demograafilise sõja usklikele Iisraeli elanikele? Ja seetõttu peavad nad kasutama vetoõigust demokraatia üle selle ühe institutsiooni kaudu Iisraeli valitsuses, mida nad veel kontrollivad? Või on see tegelikult põhiseaduslike küsimuste üle? Või on see ikkagi seotud nende hirmudega? Aitäh, Jonathan. Ma arvan, et vastus on, et see puudutab mõlemat. Sest mida me näeme on see, et suur osa ühiskonnast Iisraelis, eriti need, kes on kohtureformi vastu või toetavad Iisraeli ülemkohtu uskumatut, enneolematut ja ebademokraatlikku võimu. Nad teesklevad, et see on vestlus konstitutsioonilise õiguse või seaduse enda üle. Ja selles mõttes peame me nendega sellel tasandil kohtuma. Ja me peame vastama argumentidele, mida esitatakse õiguse valdkonnas ja õiguse kontekstis. Ja kui nad ütlevad, et see, mida Iisraeli ülemkohus teeb, on okei või mõistlik, kui nad ütlevad, et kohtureform on vastuvõetamatu või kohutav või demokraatia lõpp, siis peame nendega sellel argumentide tasandil kohtuma. Samal ajal on muidugi palju neid, kes on ausamad või avatumad, ja nemad ütlevad, et tegelikult ei ole see üldse seotud õigusega.
See ei puuduta demokraatiat, valitsust ega kohut. See on lihtsalt kontrolli küsimus, meie võimu küsimus ja see, et me takistame demokraatliku protsessi tulemuste jõustumist, sest meile ei meeldi need tulemused. Viimane asi, mille ma sellele lisaksin, on see, et isegi kui me jätame kõik kultuurilised küsimused kõrvale ja ma rõhutan oma raamatus, et ma ei räägi palju sellest, miks, vaid räägin palju sellest, mis ja kuidas. Aga kui me jätame kultuurilised, ühiskondlikud ja poliitilised küsimused kõrvale, siis iga lääne lugeja mõistab seda raamatut lugedes kui vastuvõetamatud, kui talumatud, kui õigustamatud on need elemendid Iisraeli kohtusüsteemis. Kui tõeliselt kohutavad ja vastumeelsed on olnud Iisraeli ülemkohtu tegevused. Ja ma arvan, et raamatu mõte ongi selles, et pane kõik oma eelarvamused kõrvale, jäta kogu poliitika kõrvale. Vaata lihtsalt õigust ja demokraatiat ning sa saad väga kiiresti aru, et see, mis toimub Iisraelis, peab kindlasti muutuma ja see peab muutuma radikaalselt. Aitäh, et kuulasid Think Twice'i. Olenemata sellest, kas kuulad meid mõnel taskuhäälingu platvormil või vaatad meid otse Facebookis, X'is või GNS'i YouTube'i kanalil, palun märgi GNS meeldivaks ja telli kanal. Vajuta kellukesele, et saada teavitusi ja anna meile häid hinnanguid. Samuti lisaks Think Twice'ile on olemas ka Jonathan Tobin Daily taskuhääling, kus jäävan sinuga rohkem uudiseid ja analüüse kõige olulisemate teemade kohta, millega me täna silmitsi seisame. Igapäevast saadet leiad nimega Jonathan Tobin Daily GNS'i kanalilt kõikjal, kust oma taskuhäälinguid kuulad. Ja nüüd tagasi tänase saate juurde. Ma arvan, et küsimus, millega ma tahan alustada, kui me nendesse argumentidesse süveneme, on see, kas kusagil mujal on midagi sarnast. Kas mõnel teisel ülemkohtul või kohtuvõimul on selline võim, nagu Iisraeli kohtuvõim on endale saanud? Ma tean, et kui ma olen seda teemat mõne Ameerika õigusteadlasega arutanud, kes sellest eriti palju ei teadnud. Ma tean professor Jonathan Turleyt, keda tuntakse kõige rohkem kui autorit. Ja ta on õigusteaduse professor, aga kõige tuntum on ta siiski Fox Newsi õiguseksperdina. Ja ta ütles mulle, et kui see teema esimest korda üles tuli, arvas ta, et asub Iisraeli ülemkohtu ja kohtunike poolele nende vastu, kes püüavad kohtunikke piirata. Nii et tema kalduvus oli alati toetada seda, mida ta pidas õigusriigiks ja sõltumatuks kohtuvõimuks. Ja siis sai ta lõpuks teada, mida ta varem ei teadnud, kui suur võim oli Iisraeli ülemkohtul. Ja ta avastas, et on hoopis teisel poolel. Ta oli nõus kohtureformi pooldajatega. Kas maailmas on veel mõni koht, kus ülemkohus on päris selline nagu Iisraelis? Noh, Jonathan, see on väga hea tähelepanek ja ma arvan, et see on midagi väga olulist, mida arvestada. Nimelt, et tegelikult pole maailmas mitte kusagil midagi sellist, nagu meil Iisraelis on. Ja mida me näeme, on see, et kui sa küsid mõnede kohtuvõimu ülimuslikkuse pooldajate käest Iisraelis, eks ole, siis reformi pooldajatelt, kohtu pooldajatelt või protestiliikumise meeleavaldajatelt, sa ütled neile, miks me ei võiks võtta üle mitte ühtegi mehhanismi, mitte ühtegi põhiseaduslikku süsteemi mõnest teisest riigist maailmas. Me võime selle täielikult üle võtta. Me võime kogu asja üle võtta, nimeta üks, mis sulle sobiks, ja nad ei ole valmis ega suuda nimetada mitte ühtegi. Ja põhjus on selles, et maailmas ei ole ühtegi riiki, mis annaks oma kohtutele sellise ebademokraatliku ja vastutuseta valitsemisvõimu, nagu täna on Iisraeli ülemkohtul ja selle esindajatel. Nii et objektiivselt võttes ei ole lihtsalt mitte midagi, mis oleks isegi ligilähedane sellele võimule, mille Iisraeli ülemkohus on endale saanud. Ja ma arvan, et tasub tuua mõned näited, aga enne kui ma nendeni jõuan, ütlen lihtsalt, see on nii oluline põhjus, miks ma selle raamatu kirjutasin. Selles mõttes, et suur osa sellest vestlusest ja arutelust toimub loosungite, üldistuste, pealkirjade tasandil. Ja inimestel ei ole tegelikult aimu, millest see räägib. Ja ma arvan, et on väga ahvatlev võrrelda olukorda Iisraelis ja eeldada, et see on kuidagi seotud või sarnane sulle tuttavate jurisdiktsioonide, arutelude ja lahkarvamustega ja nii edasi. Ja mida me näeme on see, et kurat peitub detailides või nagu me Iisraelis ütleme, Jumal peitub detailides. Mis tähendab, et jah, loomulikult, kui üldistada kõrgel tasemel, on selle kohta igasuguseid erinevaid arvamusi. Ja ma peaksin ütlema, et vahel on ahvatlev näha seda sarnasena teistele autoritaarsetele püüdlustele mujal maailmas, kus autoritaarsete režiimide esimesed sammud on kohtusüsteemi lammutamine
üksikisiku õiguste ja vabaduste kaitse lammutamine, demokraatliku protsessi kaitse lammutamine ja nii edasi. Aga niipea, kui sa vaatad detaile, niipea, kui sa seda isegi natukenegi uurid, isegi pealiskaudselt, siis saad kohe aru, et see pole üldse midagi sellist. Et suurim oht Iisraeli demokraatiale, suurim probleem Iisraeli demokraatia ja õigusriigi jaoks ongi Iisraeli ülemkohus ise ning tema liitlased ja käsilased. Kas sa saad tuua meile mõned näited, kuidas Iisraeli ülemkohus võrreldes teiste kohtutega toimib? Absoluutselt ja paljuski on see väga lihtne, sest nimekiri on nii pikk ja näited on nii räiged. Lubage mul lihtsalt peast mõned lihtsad näited tuua. Üks näide on see, et Iisraeli ülemkohus on kaotanud üldse kaebeõiguse ja kohtuliku lahendatavuse mõisted. Nii et üldse see mõte, et ainult need inimesed, kellel on mingi isiklik kaebus valitsuse vastu, saavad kohtult õiguskaitset nõuda, eks. Ainult siis, kui sind on valitsuse poolt kahjustatud, ainult siis, kui sul on konkreetne isiklik vaidlus, saad sa tulla ja nõuda, et kohus selle vaidluse lahendaks. Iisraelis aga üldse nii ei ole. Ja kohus on otsustanud, et absoluutselt igaüks võib pöörduda Iisraeli ülemkohtu poole. Seda nimetatakse avalikes huvides kaebajaks, sisuliselt selleks, et vaidlustada ükskõik millist valitsuse tegevust. Nii et kaebeõigus, mis on üks maailma kõige olulisemaid traditsioonilisi kohtuvõimu piire, on Iisraeli ülemkohtu poolt täielikult kõrvale heidetud. Teine oluline näide või sellega seotud näide on kohtulik arutatavus, mis tähendab, et mõned küsimused jäävad kohtupädevusest välja. Ja Iisraeli ülemkohus on otsustanud, et ei ole olemas ühtegi mõeldavat küsimust. Ei ole olemas ühtegi mõeldavat valitsuse tegevuse liiki, mis jääks kohtuvõimust ja pädevusest välja, mida kohus ei saaks läbi vaadata, kaaluda ning loomulikult tühistada ja kehtetuks tunnistada ja nii edasi. Ja see on oluline, sest kõik maailma kohtud lähtuvad eeldusest, et mitte iga valitsuse ja poliitika küsimus ei ole kohtulikult lahendatav küsimus. Või et see on küsimus, mis kuulub kohtute pädevusse, või et seda saab üldse juriidilises mõttes käsitleda. Jättes need korraks kõrvale, toon ma 2 muud väga suurt näidet, mis minu arvates aitavad seda paremini mõista. Üks neist on mõistikuse doktriin ja see on doktriin või läbivaatamise standard, mille Iisraeli ülemkohus leiutas 80ndate lõpus ja 90ndate alguses. Ja see ütleb, et iga valitsuse otsust ja poliitikat hinnatakse selle sisuliste omaduste põhjal. Ja see tähendab sisuliselt seda, et kasutades igasuguseid legalistlikke termineid, otsustab kohus lihtsalt. Kas me nõustume, kas meie, kohtunikud, nõustume või ei nõustu täitevvõimu konkreetse poliitilise otsusega? Ja siis me tühistame selle. Ohtu enda sõnade järgi ütlevad nad, et nad küsivad, kas valitsus hindas õigesti konkureerivaid tegureid ja kaalutlusi. Hindas õigesti konkureerivaid tegureid ja kaalutlusi. See on muidugi valitsemise tuum ise. Ja see küsib lihtsalt, kas me nõustume lõpliku tulemusega. Kas me arvame, et lõplik tulemus on õigustatud? Kas valitsus tegi õige otsuse? Ja kui te selle doktriini korraks kokku panete, mõelge sellele, millest ma varem rääkisin, kaebeõigusele ja kohtulikule arutatavusele. Nii et iga inimene võib esitada ülemkohtule kaebuse, et vaidlustada ükskõik millise valitsuse tegevuse, ükskõik millisel ettekujutataval alusel. Sul ei pea olema mitte mingisugust õiguslikku alust. Ja tulemuseks on olnud see, et kohus on sekkunud igasse ettekujutatavasse valitsuse täitevvõimu tegevuse ossa, mida te suudate ette kujutada. Ja väga hea näide sellest kõigest, mis seda hästi kokku võtab, on täitevvõimu ametisse nimetamised. Ja ma arvan, et see on tõesti hea näide ka teiste riikide kuulajatele, sest midagi sellist ei juhtu mitte kusagil mujal maailmas. Iisraelis vaatab Iisraeli ülemkohus regulaarselt üle iga kõrgema ametisse nimetamise niinimetatud kehtivuse ehk õigusliku mõistlikkuse kogu täidesaatva võimu ulatuses kuni valitsuse ministriteni välja, eks, valitsusasutuste ja ministeeriumite juhid. Nii et kujutage ette, kui USA president või Kanada peaminister nimetab ametisse rahandusministri või välisministri. Ja siis tuleb ülemkohus mängu. Selle peale esitab kaebuse isik, kellel endal puudub isiklik puutumus. See tähendab, et kaebus esitab suvaline mittetulundusühing või üksikisik lihtsalt sellepärast, et nad ei nõustu, et nende arvates on see rumal otsus. Ja kohus sekkub siis sellesse valitsuse ametisse nimetamise otsusesse ning ütleb, meie arvates on teie otsus ebamõistlik, mitte ebaseaduslik. See ei riku ühtegi seadust ega rangeid reegleid, eks. Jättes selle kõrvale, see on lihtsalt ebamõistlik ja seetõttu kehtetu. Ja Iisraeli ülemkohus on seda teinud valitsuse ministrite puhul. See on seda teinud iga kõrgeima täidesaatva võimu ametisse nimetamise puhul, mida võid ette kujutada. Nii et sõjaväe staabiülem,
riikliku politseijuht, Iisraeli suurimate luure- ja spiooniagentuuride juhid, teised kõrged ametikohad kogu Iisraeli avalikus teenistuses. Ja just sel nädalal tegi Iisraeli ülemkohus lõpuks otsuse, kas nad lubavad Iisraeli Mossadi juhi ametisse nimetamise. Ronen Kaufmani, tema ametisse nimetamisele polnud lihtsalt ühtegi mõeldavat juriidilist vastuväidet. Ja ometi venitas kohus seda protsessi, kuni lõpuks nii-öelda kiitis selle ametisse nimetamise heaks. Ja sama hästi oleks kohus võinud selle sama ametisse nimetamisega tühistada. Viimane näide, mille ma toon, ja ma loodan, et see ametisse nimetamise küsimus toob selle hästi esile. Kohtulik kontrollitavus, kaebeõigus, mõistlikkuse doktriin. Ja see on vaid väike osa neist küsimustest. Aga viimane teema, mis ma tean, et paljusid meie kuulajaid huvitab, on põhiseaduslikud küsimused. Ja ma olen kindel, et me saame sellesse veidi sügavamalt minna. Seega ütlen selle lihtsalt ühe lausega. Iisraeli ülemkohus teostab seadusandluse kohtuliku kontrolli. See tühistab seadusi ilma kirjaliku põhiseaduseta, ilma tavapärase põhiseaduseta, nagu me seda mõistet tunneme ja sellega harjunud oleme. Midagi sellist ei ole maailmas lihtsalt olemas. On riike, kus kohtud tühistavad seadusi, tuginedes kirjalikule tavapärasele põhiseadusele. On riike, kus puudub kohtulik kontroll, kus kohtud ei tühista seadusi. Sinna hulka kuuluvad sellised kolkad nagu Ühendkuningriik, Uus-Meremaa, Madalmaad või Šveits, eks? See on aktsepteeritav demokraatia vorm. Aga maailmas on ainult üks riik, kus ülemkohus saab tühistada valitud ja vastutava parlamendi poolt vastu võetud seadusi ilma igasuguse põhiseadusliku aluseta, ilma millegi sarnasegi kirjaliku tavapärase põhiseaduseta. Need on vaid mõned näited, mis näitavad, kui kaugel on Iisrael kõigest sellest, mis on läänemaailmas tuttav või tavapärane. Ja, ma arvan, et sa oled maalinud väga selge pildi ja ma tahaksin hiljem mõnda neist mõistetest veidi põhjalikumalt käsitleda. Aga sa maalisid pildi kohtusüsteemist ja ülemkohtust, mis on sisuliselt ametisse nimetamata valitsus. See võtab endale võimu Iisraeli riigi valitud juhtide üle. Ja ometi esitavad kohtureformi vastased oma argumente kui demokraatiast lähtuvaid. Kuigi loogiliselt võttes soovivad nad piirata valijate võimu läbi mittedemokraatliku institutsiooni ehk kohtuvõimu. Ja ma arvan, et selle arutelu mõistmiseks peame minema tagasi 80-ndatesse ja 90-ndatesse. Kui endine ülemkohtu kohtunik Aharon Barak ja tema jüngrid tulid välja ideega laiendada Iisraeli ülemkohtu võimu. Sest nii ei olnud süsteem Iisraeli esimesel 40 aastal toiminud. Kindlasti ei oleks näiteks David Ben-Gurion kunagi ette kujutanud, et tema ajal ülemkohus üritaks talle öelda, keda erinevatele ametikohtadele määrata või kuidas Iisraeli valitsust juhtida. Kuidas siis Barak ja need inimesed, keda te õigustatult nimetate kohtuvõimu ülemvõimu pooldajateks, suutsid nii palju võimu enda kätte haarata? Täpselt nii, Jonathan, ja ma arvan, et sa märkisid õigesti ning see on oluline aspekt, mida tuleb arvestada, et see ei ole alati nii olnud ja Iisraeli ülemkohus ei olnud alati selline. 1948 ja 1949 aastal, kui riik loodi, ning kuni 80-ndate keskpaigani, 90-ndate alguseni, kui Baraki ülemvõimu pooldav kohus võimu haaras, oli Iisraelil selgelt vaos hoitud kohus. See kohus oli väga tugev, pean ütlema. Iisraeli ülemkohus oli väga tugev. Mõned võivad isegi nimetada seda aktivistlikuks, kui rääkida valitsuse vastutusele võtmisest, veendumaks, et valitsus ei rikuks seadust ega kuritarvitaks oma võimu ebaseaduslikult. Ja see oli väga tõsine ja tugev kohus, kui asi puudutas individuaalseid õigusi ja vabadusi. Mõnikord isegi tunnistades nii-öelda loetlemata õigusi, mis olid osa meie demokraatlikust iseloomust, isegi kui need ei olnud seadusega sätestatud õigused. See oli kohus, mis võttis õiguste lahendamist väga tõsiselt. See võttis valitsuse vastutusele võtmist väga tõsiselt. Ja siiski oli see vaos hoitud kohus selles mõttes, et austas põhimõtteliselt demokraatliku rahva suveräänsuse ideed ja demokraatliku võimu valitud esindusasutuste kaudu. See oli kohus, mis austas seaduse tõlgendamist selles mõttes, et austas seda, et seadus on seadus. Ja kui valitsus, seadusandja ja parlament on oma kavatsuse ja soovi seaduse kaudu selgelt väljendanud, siis on see seadus, mida kohus peab järgima. Ja põhimõtteline austus parlamendi ülimuslikkuse põhimõtte vastu.
selle vastu, et Iisraelil ei olnud põhiseadust. Ja seetõttu on kohus korduvalt öelnud, et tal ei ole loomulikult õigust tühistada parlamendi vastu võetud seadusi. Nii et sul on täiesti õigus, kui märkad, et Iisraelil oli suure osa oma ajaloost ja kuni 80ndate ja 90ndateni võiks öelda vaos hoitud või demokraatlik kohus. Ja ma ütlen naljatledes, Jonathan, mõnikord peaksime tegema joogimängu. Iga kord, kui mainima Aharon Barakit, peaksime tegema väikese toosti või võtma pitsi. Aga jätame selle. Sest tema on selle draama keskne tegelane. Täpselt. Ja ma lähen sellesse natuke detailsemalt näiteks oma raamatus, eriti sissejuhatuses. Ja ma ütlen, et kirjeldan Aharon Baraki varju, mille ta heidab kogu Iisraeli õigussüsteemile ja eriti kohtuvõimu ülemvõimule. Pole kahtlustki, et Aharon Barak, kohtulik Aharon Barak, oli tänapäeva Iisraeli ülemkohtu ja kohtuvõimu ülemvõimu peamine eestvedaja ja arhitekt sellisel kujul, nagu me seda täna tunneme. Miks see siis juhtus ja kuidas kohus sellega puhtalt pääses? See on ilmselgelt üks suurtest küsimustest. Ja ma arvan, et üks asi, millele sa tõenäoliselt viitad ja millest sa ka varem paar sõna ütlesid, on see, et loomulikult on see seotud ühiskondlike pingete ja suurte muutustega poliitikas ja demograafias Iisraelis. See ei ole mingi saladus ja sellele viitavad või seda tunnistavad väga paljud erinevad rühmad. Ja kui seda lühidalt kokku võtta, siis 1977 aastal tulid Iisraeli parempoolsed parteid, eriti Likud, esimest korda Iisraeli ajaloos võimule. Ja kuni selle ajani domineerisid Iisraeli poliitikas ja valitsuses vasakpoolsed jõud ning Iisraeli tööparteid ja nende erinevad variatsioonid. See oli Iisraelis suur muutus. Paljud eliidid Iisraelis olid šokeeritud mõttest, et võimule tuleb parempoolne valitsus ja et pesemata massid, kes hääletavad parempoolsete poliitikute poolt, saavad kaasa rääkida olulistes küsimustes Iisraeli elus. Ja las ma lihtsalt peataksin sind korraks. Kui sa kasutad väljendit pesemata massid, mis on omamoodi viis, kuidas kultuurieliidid väljendavad põlgust teatud valijate suhtes. Aga see oli osaliselt tingitud ka erinevustest Ashkenazi ja Mizrahi juutide vahel. Tead, inimesed, kes ei tulnud Euroopast, vaid keda Iisraeli varajastel aastatel suuresti diskrimineeriti ja kes hääletasid poliitilise parempoolsete, mitte traditsiooniliste vasakpoolsete jõudude poolt. Absoluutselt, kuigi see on tõesti huvitav. Jah, täiesti nõus. Suur osa sellest on Mizrahi juutide kasvav poliitiline ja demograafiline mõju. Ehk siis Lähis-Ida või Põhja-Aafrika päritolu juudid, usklikud juudid või juudid, kes on religioosse tava, identiteedi või kuuluvuse poolest traditsioonilisemad. Mitte tingimata ortodoksed, kindlasti mitte tingimata ultraortodoksed, vaid paljud juudid, kes lihtsalt tunnevad rohkem sümpaatiat juudi pärandi ja traditsioonide vastu. Ja sa võid sinna lisada ka muid ideoloogilisi elemente, näiteks tugevama rahvusliku vaate Iisraeli iseloomule ja identiteedile. Tugevama. Enestekindlama vaate Iisraeli kohale läänekaldal või Gazas või Juudamaal ja Samaarias ja nii edasi. Nii palju põhimõttelisi erinevusi, aga kindlasti just see põhiline demograafiline erinevus koos tõusvate poliitiliste jõududega 1970ndate lõpus. Ja see viis ja paljud näevad, et ma peaksin mainima üht suurimat mõtlejat või üht suurimat inimest, kes on seda seisukohta väljendanud. Professor Menahem Meltzer. Ta oli Tel Avivi õigusteaduskolla dekaan, Iisraeli preemia laureaat, mis on Iisraeli kõrgein tsiviilauhind. Ja see mees on oma maailmavaate ja ideoloogia poolest radikaalne vasakpoolne. See ei ole halvustavalt öeldud. Ta ise kirjeldaks end kindlasti nii ja on alati olnud aktiivne nendes ideoloogilistes ringkondades. Ja aastate jooksul on temast saanud üks kohtu kõige tugevamaid kriitikuid. Ja 1980ndatel ja 90ndatel oli ta üks esimesi, kes kirjeldas kohtuvõimu muutust ning seostas seda muutust kohtuvõimus nende demograafiliste ja poliitiliste muutustega. Ja ta väga õigesti minu arvates tuvastas, et see poliitilise võimu muutus tähendas, et Iisraeli Ashkenazi ilmalikud eliidid otsustasid säilitada teatud de facto valitsemisvõimu keskused, mis olid isoleeritud ja eraldatud, kaitstud tegelike vastutavate demokraatlike võimumehhanismide eest. On üks fraas, mis mulle meeldib Lord Jonathan Sumptionilt, kes on Ühendkuningriigi ülemkohtu kohtunik. Tema nimetab seda võimuhoobadeks, eks.
kui palju tõkkeid on tegelike valijate ja inimeste ning võimuhoobade, nende tegelike mehhanismide vahel, mille kaudu valitsetakse. Ja kindlasti 1970-ndate lõpus ja 80-ndate alguses olid Iisraeli poliitiline vasakpoolsus ja sellega seotud Ashkenazi ilmalikud eliidid otsustanud neid tõkkeid üles ehitada inimeste vahele ja võimuhoobade vahele. Ja Iisraeli ülemkohus oli üks suurimaid ja võib-olla on ka täna kõige suurem selline tõkke. Jah, ma tulen tagasi oma küsimuse juurde. Kuidas neil see läbi läks? Ma ei suuda ette kujutada ülemkohut näiteks 1950-ndatel. Või, tehes seda ja kuulutades, nagu Barak tegi, et kohtutel on selline võim. Ja peaminister Ben Gurion laseb tal sellega pääseda. See oleks mingil moel juba eos ära lõpetatud, ma kujutan ette. Miks lasi demokraatlikult valitud Knesset end niimoodi lõksu püüda ja seda ilma suurema vastupanuta? See on nii hea küsimus ja ma arvan, et sellel on nii palju häid vastuseid. Asi pole selles, et häid vastuseid poleks, vaid neid on lihtsalt nii palju. Las ma proovin mõned neist välja tuua. Minu esimene vastus, mis tegelikult pole eriti õiglane vastus, aga ma arvan, et seda tasub mainida, on see, et mingis mõttes polegi sellel tähtsust. Ja mida ma selle all mõtlen, on see, et ma tahan, et sa loeksid mu raamatut, sest ma tahan, et sa mõistaksid, kui halb olukord on, kuidas me siia jõudsime ja kuidas me sellel juhtuda lasime. Ning miks Iisraeli Knesset või valijaskond olid nii ükskõiksed või isegi hooletud, et see juhtuda sai. Hästi, ma mõtlen. Me võime analüüsida, kuidas see juhtus, lõputult. Aga mis tegelikult oluline on, või minu arvates kõige olulisem, on mõista, kus me praegu oleme. Mitte ainult seda, kuidas me siia jõudsime, ning mõista, kui halb olukord on ja kui palju seda tuleb muuta. Siiski, see ei ole tegelik vastus sinu küsimusele. Lubage mul pakkuda mõned vastused. Üks põhjus on Iisraeli valitsuse segane ja kaootiline olemus. Iisraeli valitsused on kõik koalitsioonivalitsused. Need on kurikuulsalt ebastabiilsed. Keskmise Iisraeli valitsuse eluiga on umbes 2 aastat, kuni see kokku kukub. Ja midagi Iisraeli valitsuse põhiseaduslikus korras, midagi Iisraeli valitsuse institutsionaalses raamistikus. Jätab sellele vastu seismiseks, sellega tegelemiseks ja selle korralikuks arutamiseks väga halvasti ettevalmistatuks. Ja mõelda selle üle ning siis tegeleda sellise võimu omastamisega kohtuvõimu poolt. Nii et struktuurilisest raamistikust vaadates on Iisraeli valitsus alati olnud märgatavalt nõrgemas seisus. Ja paljud ütlevad, et see ongi nii. Toon teile vaid ühe näite. 90-ndate alguses sundis Iisraeli ülemkohus peaminister Yitzhak Rabinit, kes oli vasakpoolne tööpartei peaminister vasakpoolses koalitsioonis. Nad sundisid teda vallandama 2 valitsuse ministrit ilma seadusliku aluseta. Seda nimetatakse kuulsaks Deri doktriiniks. Kui kohus seda tegi, ei hakanud Rabin sellele peaaegu üldse vastu. Ja Yitzhak Rabin oli tegelikult paljuski Iisraeli vasaktiiva eliidi vanakooli esindaja. Loomulikult mõrvati ta traagiliselt 1995 aastal. Ja ta ei olnud mingi nõrk, ta oli väga tõsine mees ja tal oli Iisraeli poliitilistes ringkondades tohutu toetus ja tagala. Ja ometi ei olnud ta valmis sellel skandaalsel teemal kohtuga vastamisi minema. Teemal, kus kohus käskis ta lihtsalt ilma igasuguse seadusliku aluseta oma valitsuse ministreid vallandada. Nii et üks seletus sellele, mida on väga selgelt näha, on tema suutmatus oma koalitsiooni ehk valitsuspartnerite tõttu isegi aega leida, et mõelda, mis toimub ja sellest aru saada. See on üks osa vastusest. Teine väga oluline osa vastusest, mis minu arvates ei meeldi üldse Iisraeli kohtuliku ülemvõimu pooldajatele, kuid ma arvan, et see on osa sellest, on see, et Iisraeli poliitiline klass ja valijaskond on aastate jooksul tegelikult olnud äärmiselt maos hoitud. Ja niil oli tohutu austus. Niil oli varem tohutu austus Iisraeli ülemkohtu kui institutsiooni vastu. Ja just selle austuse tõttu püüdsid nad hoiduda paljudest agressiivsematest meetmetest Iisraeli ülemkohtu vastu. Ja nad tegid kõik endast oleneva, et püüda muuta Iisraeli ülemkohtu suunda ilma seda jõuga teha. Ilma, et oleks mindud äärmustesse, ilma, et oleks puhkenud täielik sõda, ilma, et oleks tõesti püütud põhimõtteliselt muuta võimude tasakaalu. Nii et nad püüdsid määrata kohtunikke, kes olid nende vaadetele vastuvõtlikumad, kuid ülemkohus blokeeris selle. Nad püüdsid kehtestada seadusi, mis olid selgemad ja mis muutsid mõningaid ülemkohtu otsuseid.
Ülemkohus ignoreeris neid või tõlgendas neid nii, et need tähendasid täpselt vastupidist sellele, mida nad tegelikult ütlesid. Nii et ma arvan, et üks seletus, mis inimestele ei meeldi, on see. Iisraeli poliitiline klass ja eriti muidugi parempoolsed ning Iisraeli valijaskond on viimase 3-4 aastakümne jooksul üles näidanud erakordset vaoshoitust. Kuni nad jõudsid murdepunktini, kus teil polnud muud valikut, kui seda küsimust korralikult lahendada agressiivsemate ja otsesemate meetmete abil, piirates ülemkohtu võimu päevajõuliselt. Ja see ongi rohkem see, mida me nägime 2023 aasta reformi ettepanekutes. Ma ütlen meil 2 asja selle põhjuste kohta, enne kui me edasi liigume. Üks põhjus on seotud ja see on kogu selle teema tume, sünge külg, millest ma raamatus ka põhjalikult räägin. Iisraeli poliitikud ja kõrged Iisraeli ametnikud, mitte ainult poliitikud, vaid ka täidesaatva võimu tippjuhid ja isegi valitsusest väljaspool olevad isikud kardavad saada de facto poliitilisteks dissidentideks. Ja põhjus, miks ma seda ütlen, on see, et Iisraeli ülemkohus on muutnud Iisraeli õiguskaitseorganid ja kriminaalõigussüsteemi relvaks. Et hirmutada poliitikuid ja heidutada Iisraeli kohtuvõimu ja Iisraeli ülemkohtuvõimu võimalikke vastaseid. Ja see ei ole mingisugune vandenõuteooria, ma arvan, et see on raamatus väga veenvalt näidatud. Sellest räägitakse avalikult paljudes ringkondades Iisraeli ühiskonnas. Ja et teile sellest aimu anda, siis suurim näide selle kohta on seotud Yitzhak Rabiniga 1993 aastal, kui kohus algatas oma Derry doktriini. Ja Derry doktriin tähendab lihtsalt seda, et iga kriminaalprokurör võib de facto ametist vabastada ametis oleva valitsuse ministri või juhtiva täidesaatva võimu ametniku või keda iganes. Sest kohus otsustas, et kui sinu vastu on algatatud kriminaaluurimine või esitatud kriminaalsüüdistus, siis see isik tuleb ametist vabastada või on sunnitud tagasi astuma. Ja see, mida see tegi, oli see, et de facto tagandamisõigus anti üle kohtutele ja kriminaalprokuröridele, kes täidavad kohtu tahtmist. Ja seda kohutavat võimu, mis oleks tegelikult peaaegu igas demokraatlikus riigis vastuvõetamatu, on õiguskaitseorganid ja kohtu erinevad käsilased kuritarvitanud tohutult laastava mõjuga. Ja on pikk nimekiri kohtuvastastest ja inimestest, kes on Iisraeli ülemkohtu suhtes kriitilised, kes on oma töö kaotanud. Või palju hullem, need, kes sattusid tõeliselt võltsidesse, alusetutesse kriminaalmenetlustesse, mis sisuliselt lõpetasid nende poliitilise karjääri. Mõnikord muidugi oli asi sellest veelgi hullem. See ongi see tume, pahatahtlikum külg sellest, kuidas kohus oma võimu, institutsionaalset võimu teiste valitsusharude üle kehtestab. Ja jällegi, see on tõesti oluline punkt, mida ma tõesti tahan, et te arvestaksite. See ei ole ainult minu arvamus. See ei ole siin Jonathan Green, kes lihtsalt levitab vandenõuteooriaid. Kõik, mida ma kirjeldan, on raamatus väga põhjalikult tõendatud, mitte ainult faktide ja lugudega ja nii edasi. Aga ka sellega, kuidas see on sõnastatud. Ja seda väidavad Iisraeli juhtivad õigustegelased, õigusteaduse professorid, kohtunikud ning nemad on need, kes seda ütlevad. Ja see ei ole lihtsalt üks Iisraeli ja Ameerika advokaat, Jonathan Green. Viimane põhjus, mille ma väga lühidalt välja toon, ja see on miski, mida ameeriklased tegelikult ei mõista ning ka inimesed väljaspool Iisraeli ei mõista. Ausalt öeldes ei mõista seda ikka iisraellased, kui palju on Iisrael tegelikult isoleeritud ja eraldatud teistest demokraatlikest riikidest. Ja tegelikult enamik inimesi läänes ja enamik inimesi demokraatlikes riikides ei tea üldse, mis toimub Iisraelis. Ja enamik iisraellasi ei tea, mis toimub enamikus demokraatlikes riikides, sest enamikul maailma demokraatlikest riikidest, eriti lääne demokraatiatel, on sarnased riigid. Neil on sõsarriigid, kellega neil toimub pingevaba, regulaarne ja rutiinne ideede ja infovahetus, eks. Ja see võib olla kas keeleline või territoriaalne, geograafiline, kultuuriline või etniline. Aga üks neist 3 ja sageli rohkem kui üks. Igal lääneriigil maailmas on teised riigid, kellega nad regulaarselt suhtlevad sotsiaalsel, ühiskondlikul ja demograafilisel tasandil. Iisraelil pole ühtegi sellist. Kui keegi kord minult küsis, kas iisraellased tõesti eelistavad kohtunike võimu demokraatiale, siis minu vastus oli: paljud iisraellased ei tea, et seal on vahe. Ja paljud iisraellased, eriti õigusteaduskonnas ja valitsuse kõrgematel tasanditel, eriti vasakpoolses leeris, on õpetatud uskuma, et demokraatia tähendab tõepoolest platoonilist eestkostet. See tõepoolest tähendab filosoof kuningaid, kellel on õigus oma ideoloogilisi vaateid ja väärtusi ülejäänud ühiskonnale peale suruda.
sõltumata valijate tahtest, sõltumata demokraatlikust protsessist, sõltumata seadusest. On palju neid, kes tõepoolest sellesse usuvad ja ei tea paremat. Kaks Inglise tavaõiguse ja kindlasti ka Ameerika õiguse põhialust, millele sa juba vihjasid, on õiguslik huvi ja kohtulik lahendatavus, mis piiravad kohtuasjade ja kohtunike sekkumisvõimalusi erinevatesse vaidlustesse. Kuid Iisraeli ülemkohtu kohtunikud ei usu, et need põhimõtted nende tööle kehtivad. Sa oled juba mingil määral selgitanud, mis need põhimõtted on ja miks need praegu Iisraeli ülemkohtule ei kehti. Aga kuidas kohtunik Barak selle justkui tühjast kohast välja tõi? Selle idee, et kohus võib sekkuda ükskõik millesse. Ma mõtlen, et valitsuse iga aspekti järelevalve ja seda ilma igasuguste piiranguteta. Miks ta seda tegi? Miks ta? Tead, ma arvan, et me oleme sellest juba rääkinud, oleme seda puudutanud. Kas see oli poliitika, Iisraeli ühiskonna muutuv iseloom? Aga kust see ikkagi tuli? See arusaam, et kohus võiks lihtsalt kõigest üle sõita. Ma mõtlen, see kõlab natuke nagu kuninga võim keskaegses monarhias. Kuninga võimul ei olnud mingit piiri, tead. Ta sai teha, mida tahtis. Nagu vana prantsuse ütlus ütleb, c'est le vouloir de roi, c'est le vouloir de loi. Tead, kuninga tahe on seaduse tahe. Õige. Kuidas sai Iisraeli ülemkohtust Iisraeli kuningas? Õige, see on või l'état c'est moi või mis iganes see on. Eks. Või riik olen mina. Jah, see on suurepärane küsimus. Ma arvan, et sellele on mitmeid erinevaid vastuseid, aga ma ütlen mõned asjad kiiresti ära. Esiteks, Aaron Barak ise oli ja on geniaalne jurist. Ja. Ta on ikka veel elus. Me ei saa temast minevikus rääkida. Ma ei tea, kas ta oli geniaalne, ma ei tea, kas ta on siiani geniaalne, aga tol ajal peeti teda kindlasti, ja ma teen nalja, muidugi peetakse teda siiani geniaalseks õigusteadlaseks. Tõesti paljudes aspektides omamoodi õigusteadlaseks imelapseks. Ja ma arvan, et keegi ei saa seda temalt ära võtta. Tal olid ka veel 2 olulist omadust, mis olid tema tegevusviisi juures väga tähtsad. Üks neist oli erakordne karisma ja isiklik oskus, tead küll, luua ja hoida isiklikke suhteid paljude oma vastastega. Olgu need siis intellektuaalsed, poliitilised, ideoloogilised või muud. Ja 3. on omamoodi poliitiline taibukus. Ja paljud arutavad seda ning taas, see ei ole vandenõuteooria. Paljud inimesed arutavad seda, sealhulgas Baraki toetajad. Paljud arutavad Baraki niinimetatud strateegilist kohut ja seda, kui peenelt Aharon Barak ja tema liitlased oma reforme ning muudatusi Iisraeli kohtuvõimu juures ellu viisid. Pole kahtlustki, et kõigepealt selleks, et toetada seda, mida ta tegi, koondas Barak uskumatuid õiguslikke argumente, millega oli väga raske vaielda. Ja enamik tema rivaale, olgu need poliitikud või kohtusüsteemi esindajad, lihtsalt ei omanud vahendeid, juriidilisi teadmisi, aega ega võimekust, et nendega tõsiselt vaielda. Ja selleks ajaks, kui keegi sai aru, mis toimub, või kui need intellektuaalsed vastuväited olid korralikult välja kujunenud ja hoogu kogunud, oli asi juba tehtud. Ja rong oli juba läinud. Kuid lisaks sellele viisid Aharon Barak ja tema kohus oma reformid Iisraeli kohtuvõimu osas ellu väga järk-järgult ja samm-sammult. Ja selles mõttes olid nad ka väga targad ja strateegilised selles, kuidas nad seda tegid. Näiteks laiendasid nad sageli mõnd konkreetset doktriini või kohtuvõimu mõnd konkreetset aspekti. Aga nad tegid seda eriarvamuses või tegid seda või Hauenbach teeks seda eriarvamuses või nad teeksid seda niinimetatud diktas, mis tähendab seda osa otsusest, mis tegelikult ei ole otsuse lahutamatu osa. See ei ole, see puudutab pigem taustal olevat õiguslikku arutluskäiku, neid teooriaid, mis on kohtutegevuse taga. See ei ole tegeliku siduva otsuse põhiosa. Aga läbi dikta ja eriarvamuste arendaks kohus välja teooriate kogumi. Ja siis üsna ebaausalt, pean ütlema, üsna kavalalt kohus, eriti Aharon Barak, on selle poolest kui kuulus. Seejärel viidatakse neile argumentidele tagantjärele, justkui oleksid need juba välja kujunenud õigus. Nii et Aharon Barak tegi sageli nii, et kui tal oli enamus ja tema inimesed olid tema taga, siis ta viitas omaenda või kellegi teise eriarvamusele. Ta viitas millelegi, mis oli pelgalt dikta ega olnud selgelt välja kujunenud õigus. Ja ta teeskles lihtsalt, et see on juba otsustatud. See on juba kohtu pikaajaline doktriin ja me ei tee midagi uut. Me ei arenda välja mingeid uusi doktriine,
me lihtsalt rakendame välja kujunenud õigust. Ja siis on selle viimane osa see. Kohus tegi neid otsuseid ka väga strateegiliselt. Teemadel, mis tõenäoliselt ei tõsta avalikku tähelepanu, ei tekita poliitilist viha ega põhjusta poliitilist vastureaktsiooni. Sageli töötas kohus välja uudse või radikaalse teooria, kuid ei tühistanud kõnealust seadust. Kohus justkui kiitis seaduse heaks, kuid tegi seda täiesti radikaalse teooria, õigusliku teooria alusel, millel puudub igasugune alus seaduses või põhiseaduslikus teoorias ja nii edasi. Või tühistaks mõne seaduseks. Katsetaks uut doktriini või tühistaks mõne valitsuse tegevuse, kuid teeks seda millegi üsna ebaolulise pärast, mis oli juba algusest peale väga ebapopulaarne või mis iganes see ka poleks. Ja sel viisil justkui kinnistab kohus oma võimu olukorras, kus poliitiline klass või poliitilised tegutsejad ei oma tegelikku tahet ega avalikku toetust, et sellele korralikult vastu astuda. Kinnistab kohus niimoodi oma võimu. Nii, et see oli tõeline näide siin on see, et konn keeb aeglaselt vees. Alguses on vesi külm ja siis tõuseb temperatuur kraad haaval, kuni on juba liiga hilja, et konn aru saaks, et vesi juba keeb ja ta enam välja ei pääse. See on väga täpne kirjeldus sellest, kuidas ülemkohus on oma muudatusi ellu viinud. Aga viimane osa, mida ma selle kõige kohta ütlen, on muidugi see, ja see on väga oluline. See viitab tagasi nendele sotsioloogilistele ja kultuurilistele argumentidele, mida sa esitasid. Kohtul oli selge toetus väga suurelt osalt Iisraeli poliitilisest eliidist, sealhulgas ka mõnedelt paremtiiva esindajatelt. Olgu need siis need, kes olid liiga naiivsed, et mõista, mis toimub, või liiga teadmatud, või need, kes olid parempoolsed, kuid kuulusid eliiti sellisel moel, et nad ei olnud valmis kohtule selles küsimuses vastu astuma. Ja võib-olla veelgi olulisem on see, et kohtul oli toetus ka teistelt olulistelt eliidi võimukeskustelt. Olgu selleks siis sõjavägi, meedia, kõrgharidus või kõik need teised, nii valitsusasutused kui ta mittevalitsuslikud. Mida juhivad samad kultuurilised ja poliitilised jõud. Täpselt. Ja need on inimesed, kes kuuluvad samasse kultuurilisse eliiti ja jagavad samu vaateid, olgu see siis kohtuvõimu või nende sisuliste tulemuste osas, mida kohus on loonud. Nii et kohus teadis seda alati ja ma arvan, et 2023 aastal see justkui tõestati või see sai tõeliselt kinnitust. Me nägime tõesti, kuidas see proovile pandi ja see osutus tõeks. Et kohtu ülemvõimu taotlevatel demokraatia vastastel tegudel ja kalduvustel on alati olnud selline toetus Iisraeli ühiskonna olulistes ja mõjukates segmentides. Viimane tähelepanek selles kontekstis ja ma ei tea, kas sa sellele viitasid või mitte, aga sellest ma räägin raamatus. Mis see siis on? Iisrael erineb ka paljudest teistest lääneriikidest selle poolest, et tal ei ole samu algseid liberaaldemokraatlikke eeldusi riigivõimu kohta. Ja mida ma selle all mõtlen, ei ole see, mida mõned inimesed tavaliselt selle all mõtlevad, kui räägitakse õigusriigist või individuaalsetest vabadustest või millestki sellisest. Tegelikult ei ole see üldse sellega seotud. See puudutab seda põhieeldust, et võim kuulub rahvale, elanikkonnale ja demosele, kes on suveräänne, eks. Rahva suveräänsuse idee, rahva ülim võim ja see, et just demos ise, valijad ise on need, keda tuleb usaldada. Nemad on ühiskonna ülimad kaitsjad ja mõned suurimad ning muidugi demokraatliku korra puhul ka kõige problemaatilisemad elemendid ühiskonnas. Kahtlustada tuleb valitsust ennast, mitte ainult kõrgemai valitud ametnikke, vaid eriti just ametnike klassi ja valitsuse bürokraatiat. Mis Iisraelis erineb, on see, et seal on vastupidine lähenemine. Ja seda seetõttu, et paljuski asutati Iisrael palju sotsialistlikuma suunitlusega riigina. Paljud otsesed marksistlikud vaated olid osa Iisraeli asutamisest, selle algsest suunast ja eetosest. See hõlmas muidugi ka väga tugevat riigikesksust. Tendentse. Ja kogu selle tulemusena peavad paljud iisraelased avalikkust valijaid kahtlaseks, eks. Avalikkus ja valijad on nii-öelda demokraatia kõige ohtlikum osa. Ja riigi bürokraatia, mitte valitud ametnikud, nood on paratamatu pahe. Nad tegutsevad justkui valimistega seotud ebapuhaste ja muude selliste ajendite mõjul. Aga just riigi bürokraatia ja avalik teenistus ning see juurdunud klass, nemad on need, keda võib usaldada. Seega, kui seda veidi lühemalt öelda, siis meil on tegemist vastupidise ja väga erineva lähenemisega valitsusvõimul. Suured osad Iisraeli ühiskonnast on palju altimad usaldama juurdunud bürokraatiat,
sealhulgas kohtusüsteemi, ja palju vähem valmis usaldama demokraatlikku protsessi, valijaid ja rahvast ennast. Ja see muudab palju lihtsamaks aktsepteerida ja toetada sellist kohtuvõimu ülimuslikkust, nagu oleme näinud Iisraeli ülemkohtu tegevuses viimase 40 aasta jooksul. jah, ma arvan, et see tõesti jõuab asja tuumani. tead, kogu mõte Ameerika Ühendriikide demokraatlikust süsteemist seisneb selles kontseptsioonis. see on kirjas iseseisvusdeklaratsioonis. et inimesed on oma looja poolt varustatud teatud õigustega ja et üksikisiku õigused ei ole valitsuse ega monarhi kingitus. Need on neile Jumalalt antud. see on siiani midagi, mida mõned vasakpoolsed Ameerika Ühendriikides vaidlustavad, kuid see on, tead, kirjas asutamisdokumentides. Ja ilmselgelt Iisraeli kohtueliidid, kes on tead omamoodi selle kohtuliku ülemvõimu peale surunud, ei usu seda üldse. Ja tõepoolest, kogu selle demokraatia kaitsmise liikumise mõte, mida me nägime 2023 aastal Iisraelis tänavaid üle võtmas, oli usaldamatus rahva vastu. Ja võib-olla ka usk, et tead, üks pool sellest poliitilisest vaidusest, tead, umbkaudu parempoolsete ja vasakpoolsete vahel, et nad on kaotamas ja et kui Netanyahu ja tema koalitsioon võitsid 2022 aastal ning neil oli, tead, väike, aga siiski tõeline enamus, võis see pool arvata, et ei pruugi enam kunagi valimisi võita. Ja seetõttu pidid nad looma kaitse kohtusüsteemile, et tagada, et nad ei kaotaks võimu. Ma arvan, et see on selle kriitiline omadus ja ma arvan, et on viis, kuidas me saame öelda midagi sarnast. See tähendab, et ma saan ümber sõnastada nii sinu kui ka enda öeldu viisil, mis on kohtule heatahtlikum, heldem, püüdes näidata kohtule parimat võimalikku külge selles, mida kohus on teinud ja teeb. Noh, me tahame olla õiglasemad. Absoluutselt. Ja ma ütlen seda sellepärast, et arvan, et see toetab ka minu argumenti. Aga mida ma selle all mõtlen on see, et ma nõustun sellega, mida sa ütlesid. Ma nõustun sellega, mida ma ise ütlesin. Aga vaatame seda niipidi. Võtame teige heatahtlikuma ja heldema versiooni sellest, mida kohus on teinud, ütleme nii. Kohus ja selle toetajad on seda tunnistanud. Iisraeli valitsemissüsteemil on erinevaid puudusi ja seal puuduvad piisavad kontrollimehhanismid enamuse võimu üle, eks? Ja oletame, et kohus ja selle toetajad lükkavad tagasi sellise puhta, ohjeldamatu demokraatia nägemuse ning ütlevad, et enamuse võim ei ole ainus, mis loeb. Rahva suveräänsus ei ole ainus, mis loeb. Me kõik oleme nõus, et rahva võimule peavad olema piirangud. Me kõik oleme nõus, et enamuse võimule peavad olema seatud kontrollimehhanismid ja piirangud ja nii edasi. Oletame, et see on see, mida kohus ütleb. Ja ma arvan, et tead, paljud USA-s ja lääneriikides, paljud konstitutsionalistid nagu mina nõustuvad selle eeldusega teoreetilisel tasandil. Mis tähendab, et me oleme nõus, et ideaalses demokraatias peaks võib-olla olema kirjalik põhiseadus. Peaks olema erinevaid keerukaid mehhanisme, mis tasakaalustavad, piiravad või takistavad enamuse võimu. Ja nii edasi ja nii edasi. Mida kohus on teinud, eriti 1995 aastal, oma põhiseadusliku revolutsiooniga ja Iisraeli põhiseaduse leiutamisega, aga laiemalt öeldes on ta öelnud, et kontrolli ja tasakaalumehhanismide puudumisel, mida meie peame piisavaks, eks, meie kohtunikud kontrolli ja tasakaalumehhanismide puudumisel, mida meie kohtunikena peame piisavaks, kehtestame lihtsalt need piirangud Iisraeli valitsusele, Iisraeli avalikule elule, sisuliselt Iisraeli ühiskonnale ja Iisraeli valijaskonnale. Ja me teeme seda ilma seadust arvestamata, ilma seadusliku aluseta. Me teeme seda ilma avaliku aruteluta. Me teeme seda ilma avaliku heakskiidu või volituseta. Siin tähendab, et valijaid pole kunagi konsulteeritud. Valijad pole kunagi sellele kõigele oma nõusolekut ega heakskiitu andnud. Nii viis Iisraeli ülemkohus läbi selle sunniviisilise konstitutsionalismi eksperimendi. Sunniviisilise konstitutsionalismi. Ja see ütles, me tahame, Iisraeli ülemkohus ütles, me tahame muuta Iisraeli konstitutsiooniliseks demokraatiaks ilma demokraatliku põhiseaduseta. Ja oletame, et see on parim võimalik tõlgendus sellest, mida Iisraeli ülemkohus on teinud. Oletame, et see on tehtud. Teeskleme, ma ei arva, et see on tõsi, aga oletame, et see on tehtud kõige puhtamate kavatsustega ja kõige heatahtlikumal viisil. Punetega ja nii edasi. See eksperiment on olnud katastroofiline läbikukkumine.
ja see on õppetund kõigile maailma riikidele, kes kaaluvad piiramatu kohtuvõimu kasutamist poliitikaküsimuste, süsteemsete probleemide või struktuuriliste probleemide lahendusena oma riigis. Sest see on täielikult kokku varisenud. Avalikkus on selle tagasi lükanud. Suured osad Iisraeli valijaskonnast ei nõustu ei kohtuotsustega ega ka sellega, mida kohus on teinud, ning tegelikult on nad konstitutsionalismist täielikult loobunud. Ja selles mõttes on kohtueksperiment tagasilöögiga lõppenud, mis tähendab, et vähem iisraellasi kui kunagi varem usub nüüd kohtulikult jõustatud põhiseaduslike piirangute ideesse valitsuse suhtes, sest kohus on osutunud selles ettevõtmises nii ebausaldusväärseks partneriks. Ja mis kõige tähtsam, avalikkuse usk paljudesse Iisraeli institutsioonidesse, eriti aga ülemkohtusse, on järsult langenud. See on lausa vabalanguses. Ja mis kõige tähtsam, ja see on väga oluline, need kohtukatse põhiseaduslikkusega on radikaalselt õõnestanud iisraelaste võimet omavahel avalikul ja poliitilisel tasandil läbi saada. Ja mida kohus on teinud, on see, et ta on andnud stiimuli eriti poliitilisele vasaktiivale, aga laiemalt ka erinevatele leeridele Iisraeli ühiskonnas. See on andnud neile stiimuli jääda oma seisukohtadesse kinni ja muutuda veelgi polariseeritumaks. Ja mida kohus sisuliselt ütleb suurtele ühiskonnagruppidele, on see, et te ei pea kompromisse tegema, te ei pea läbi rääkima, te ei pea koostööd tegema, te ei pea isegi omavahel rääkima, te ei pea tunnustama üksteise muresid või kaebusi. Kõik, mida te peate tegema, on kirjutada midagi arvutis, allkirjastada see, ilmuda Iisraeli ülemkohtusse, maksta väike tasu ja ülemkohus teeb ülejäänu. Ja ülemkohus kehtestab teie poliitikasoovitused. See kehtestab teie eelistatud demokraatliku mehhanismi ja nii edasi kogu ülejäänud ühiskonnale. Ja ma jätan teid selle mõtte või selle seisukohaga, et ei ole olemas mingit demokraatia või konstitutsionalismi teooriat. Ja tegelikult ei ole maailmas ühtegi riiki, mis suudaks sellist süsteemi toetada. Maailmas ei ole midagi, mis toetaks ideed, et just kohtunikud või kohtud saavad riigile konstitutsioonilise süsteemi peale suruda. Lihtsalt ei ole maailmas kohta, kus neid küsimusi, eks ole, kas meil peaks olema põhiseadus, mida see põhiseadus peaks sisaldama, millised on kontrolli- ja tasakaalumehhanismid, eks ole. Kujutage ette Federalist-Society't, federalistide kirjutisi, eks ole, neid kuulsaid federalistide kirjutisi. Millistele küsimustele nad püüdsid vastata? Maailmas pole ühtegi riiki, pole ühtegi teooriat, mis toetaks seda ideed, et just kohtunikud on need, kes saavad sellele küsimusele vastata, et just kohtunikud otsustavad. Millised on meie vastumajoritaarsed mehhanismid? Millised piirangud peaksid olema enamuse võimul ja nii edasi ja nii edasi. Ja just seda on Iisraeli ülemkohus püüdnud teha. Just seda on ta tegelikult teinud viimase 30 või 40 aasta jooksul. Ta on surunud oma vastused neis küsimustes Iisraeli ühiskonnale peale. Jah, see on hämmastav, see on tõsi. Ja minu viimane küsimus. Räägime sellest, kuhu me edasi liigume. Arvestades, kuidas katsed kohtusüsteemi reformida peaaegu rebisid Iisraeli 2023 aastal lõhki, on laialdaselt aktsepteeritud, et lõhe Iisraeli ühiskonnas, mis, nagu sa tead, viis juttudeni kodusõjast, olgu see siis päris või mitte, meelitas Hamasi ründama 7. oktoobril. Kas on realistlik ette kujutada, isegi uue Knesseti puhul, isegi kui tead, sama partei, kes selle 2023 aastal välja pakkus, valitakse uuesti, mis on ilmselgelt sugugi mitte kindel. Mõned inimesed ütlevad, et see kindlasti ei juhtu. Kas see võib lähitulevikus läbi minna, hoolimata selle pakilisest vajadusest? Kas meeleavaldajad ja tead, need, kes 2023 aastal tänavatele tulid, ning nende eliidis toetajad ja liitlased, suudavad reformi määramatult edasi lükata? Selle mõtte tõttu, et Iisrael, tead, kui Iisrael peab seda arutama ja otsustama, siis see hävitab riigi. Ja osa meeleavaldajate veendumus, tead, et kui süsteemi, nii ebaloogilist, hullumeelset ja ebademokraatlikku nagu see on, ei säilitata, siis Ilmar Ben-Gvir saab tead Iisraeli diktaatoriks ja hävitab kõigi elu. Ma arvan, et sa küsid justkui $1 miljoni küsimust. Nimelt, kuhu me siit edasi läheme? Ja kas on üldse lootust muutusteks, arvestades kui polariseeritud arvamused selle kohta Iisraelis on? Kuidas see peaks olema? Räägitakse ju häirija vetost. Tead, meeleavaldajad kasutasid seda tõhusalt vetona. Ja see on oluline osa sellest, see tähendab, et asi ei ole ainult polariseerumises. See on küsimus selles, kui äärmuslike meetmeteni vastased on valmis minema, eks.
kui sul on vastased, kes on valmis minema nii äärmuslike meetmeteni, mis tõesti seavad ohtu Iisraeli heaolu, mõnikord isegi Iisraeli enda ellujäämise, siis mida sa saad selle vastu teha? Ja see on tõesti keeruline küsimus. Ma arvan, et sellele pole lihtsat vastust. Ja kui ma ütlen, siis mulle meeldib inimesi mõtlema panna. Tead, inimestele meeldib kuulda optimistlikku vastust. Nii et minu versioon sellest on, et asjad lähevad paremaks, aga enne lähevad need palju hullemaks. ja sul tuleb läbi teha mõned väga rasked vaidlused Iisraeli ühiskonnas sellel teemal veel pikka aega. Ja kas siis, ma mõtlen, sa tead, kas nimetada seda parempoolseks, aga ma arvan, et justkui demokraatiat pooldavad hääled Iisraelis. Need, kes tahavad kohtuvõimu, ülemvõimu lammutada, kas siis annavad alla. Ja nad lihtsalt ütlevad, et olgu, me peame lihtsalt elama kohtuvõimu ülemvõimu süsteemis, kus meie poliitilisel leeril ei ole valitsuses sisulist sõnaõigust, ükskõik kui mitu korda me valimisi võidame. Või peab teine leer tunnistama, et siin on tõsiseid, sügavaid probleeme, mida tuleb lahendada. Ja et neid ei saa lahendada pealiskaudselt. Neid tuleb lahendada, minu arvates, nagu ma oma raamatus ütlen, see pole ei buldooser ega peitel, vaid pigem järjekindel kuuval taga töötamine. Mitmed nende Iisraeli ülemkohtu probleemide lahendamiseks peavad paratamatult olema väga olulised ja märkimisväärsed, väga tugevad. Ja alles siis, kui nad sellest aru saavad, suudame me neid probleeme kuidagi lahendada. Aga mida see praktikas tähendab? Ma ütlen 2 asja. Ja ma toon need välja, teate, ma toon selle mõtte välja ka raamatus. Üks puudutab haridust. Iisraeli ülemvõimu pooldajate leer, eriti vasakpoolsete kohtuliku ülemvõimu leer, peab mõistma, kui halb see on. Nad peavad paremini aru saama demokraatiast, lääne rahvavõimust, liberaalsest lääne korrast, konstitutsionalismist ja nii edasi. Lääne demokraatlikust traditsioonist. Et mõista, kui hullumeelne ja mitte ainult kui hullumeelne, vaid kui kahjulik, kui hukatuslik see on igale vaba ühiskonna jaoks, igale demokraatlikule ühiskonnale. Ja nad peavad sellest tõeliselt aru saama. See on miski, milles ma arvan, et nii Ameerika juudi diaspora kui ka ameeriklased üldiselt, samuti lääs laiemalt, saavad oma rolli mängida. Ja te saate mängida rolli selles, et suhelda iisraelastega palju rohkem, sealhulgas vasakpoolsete iisraelastega, kes on sageli liitlased ja sõbralikud ja nii edasi. Neile edastades, et isegi kui neil on õigustatud ja legitiimsed mured, on praegune olukord Iisraeli kohtusüsteemiga lihtsalt talumatu ja see ei ole korras. Ja see on lihtsalt võimatu nii oma õigustuste kui ka tegelikkuse mõttes. Nii, et üks peamine osa on suur haridustöö Iisraeli valijaskonna seas, eriti vasakpoolsete hulgas. Üks praktilisem ettepanek, mille ma teen, on Põhiseaduse Assamblee kokkukutsumine. Ja Joonatan, sa mainisid, et Iisrael on aastate jooksul teinud mitmeid katseid põhiseaduse koostamiseks. Aga üllataval kombel pole peaaegu keegi tegelikult uuesti Põhiseadusliku Assamblee kokkukutsumist välja pakkunud. See tähendab, et ei, ärge lihtsalt laske mingitel õigusteaduse professoritel kuskil toas põhiseadust koostada ja siis saatke see inimestele, et nad ütleksid meile, mida arvata. Või andke see lihtsalt mingitele seadusandjatele. Ei, korraldage valimised tegeliku institutsiooni moodustamiseks, mis on loodud spetsiaalselt põhiseaduse koostamiseks, vastuvõtmiseks ja ratifitseerimiseks. Ning seejärel andke see rahvahääletusele ja nii edasi. See on järele proovitud ja tuttav mudel, eks. See ei ole jalgratta uuesti leiutamine. Ja hämmastaval kombel on see miski, mis on Iisraeli avalikus diskussioonis täielikult puudunud. Ja ma arvan, et Põhiseadusliku Assamblee raamistik on midagi sellist, mis muidugi ei kõrvalda kogu kibedust ja polariseerumist. Aga just selline institutsioon ongi loodud selleks, et neid erinevusi arvestada. Ja lõpuks mingil moel, mingi ime läbi saavutada nende küsimuste osas teatud konsensus. Siin on meil 3. aspekt, mida ma ei taha eriti mainida, aga see on osa sellest. Ja ma arvan, et meie kuulajatel on oluline mõista, et siin on mängus ka raha küsimus. Iisraelis on demokraatiameelne leer või kohtureformi pooldav leer täiesti ülemängitud, täiesti ületruubatud. Ja kohtuvõimu, ülemvõimu pooldavad jõud vasakpoolses leeris on neist täielikult üle. Raha, mida nad kulutavad avalikele kampaaniatele, mõttekodadele, teadlastele ja kõigele muule, ületab lihtsalt mitmekordselt kõik, mida parem leer suudab selle peale kulutada. Ja inimesed, kes tegelikult tahavad näha muutust ja lahendust sellele probleemile. Ma mõtlen, ma ei pea ameeriklastele ütlema, nad teavad seda väga hästi.
heategevus ja selliste algatuste rahastamine on see hapnik, mida selline muutus vajab, et üldse toimuda. nii et ma arvan, et see on samuti väga oluline osa, sellest saadakse aru nii Iisraelis kui ka Ameerika Ühendriikides. Ja Ameerika Ühendriikides ning diasporaa kogukonnas, et kui me tahame selles valdkonnas muutusi esile kutsuda, siis peame sellesse tugevalt ja intensiivselt panustama. jah, see ei ole ilmselt kõige optimistlikum noot, millega lõpetada, aga aeg on otsas. Joonatan, aitäh, et täna meiega liitusid. Kust saavad meie kuulajad ja vaatajad hankida raamatu Rogue Justice, nii kuidas saavad nad sinu tegemistel silma peal hoida? Aitäh sulle, ma lõpetan selle ühe lausega, mis on võib-olla veidi optimistlikum või vähemalt kuskil keskel, öeldes lihtsalt, et vaata, see on tõsine probleem. Iisrael on päris koht, päris probleemidega. See on siiski imeline, suurepärane paik ja me kõik tahame, et see edeneks ja õnnestuks. See on täis heatahtlikke sioniste, patrioote ja häid inimesi, sealhulgas isegi kohtusüsteemis. Ja see on minu arvates üks optimistlikumaid aspekte. Aga veelgi täpsemalt, Iisrael on päris koht. Sellel on päris probleemid. Selleks, et probleemi lahendada, peame me seda kõigepealt mõistma. Ja selleks, et seda mõista, peame sellele ausalt ja põhjalikult otsa vaatama. Just seda minu raamat teebki. See viibki sinu küsimuseni. Minu raamat, ja ma peaksin mainima Rogue Justice, kohtuliku ülemvõimu tõus Iisraelis, mida ma pole seni pealkirjana maininud. Nii et ma mainisin seda sissejuhatuses. Jah. Ma tean, et sa ütlesid seda sissejuhatuses. esiteks Amazon, sinu kohalik raamatupood Barnes & Nobles, tegelikult saab selle enamikus piirkondades, näiteks Ühendkuningriigis, Kanadas ja Austraalias tellida ka Amazonist. Kui sa oled Iisraelis, saad selle samuti Amazonist. Tasuta saatmisega on natuke keerulisem ja nii edasi. Ja on ka teisi kohti. Ma peaksin ütlema, et ma olen X-is, varem tuntud kui Twitter, nime all Jonathan Green, kus ma säutsun ja jagan oma erinevaid tegevusi. Ma arvan, et see ongi peamine osa sellest. Aitäh sulle! Tahame tänada ka meie kuulajaid. Palun ärge unustage kuulata Jonathan Toebe Daily Editionit, kust iganes tema podcaste kuulate. Ja olenemata sellest, kas vaatate meid mõnes neist kohtadest, otseülekandes Facebookis või X-is või JNS-i YouTube'i kanalil, palun pange like ja või tellige JNS. Klõpsake kellukese ikoonil, et saada teavitusi ja andke meile häid hinnanguid. Palun kirjutage meile aadressil thinktwice@jns.org ja andke teada, kus te saadet kuulate või vaatate ning mida te sellest arvate. Ja pidage meeles, lugege ja mõelge ise. Kohtume taas järgmisel nädalal.